Christoph Reusneri elulugu. Christoph Reusner sündis Neustadis 1575. aastal. Oma nooruspõlves tundis ta huvi trükikunsti vastu, mistõttu hakkas ta otsima võimalusi oma unistuste täideviimiseks. Elu viis ta kokku Rostokis elavad tuntud trükkali Ferberiga, kelle trükikojas omandas ta vajalikud oskused. Järgnevad 15 aastat töötas ta seal raetrükkalina. Töötades igapäevaselt Ferberi perega, süttis Reusneri ja Ferberi tütre vahel armuleek. Nii sai Reusnerist Ferberi väimes. Hiljem noored abiellusid ning neil sündis 2 last. Aastal 1608 sai Reusner salapärase kirja kuningas Karl IX, kes kutsus ta Stockholmi vastuvõtule. Kohtumise eesmärgiks oli sõlmida kokkulepe, mille ideeks oli luua Stockholmi kuninglik trükikoda. 1612. aastal nimetati Christoph Reusner kuninglikuks privilegeeritud raamatutrükkaliks. Niisiis töötas ta järgnevad 20 aastat Stockholmis. Rohke tähelepanu ja ülim tunnustus muutsid Reusneri uhkeks ja küllaltki üleolevaks. Tema töökoht andis talle võimalusi, mida lihtrahval polnud. Christophil oli au müüa oma originaaltrükke, nii nagu ta ise heaks arvas. Samal ajal ei tohtinud teised trükkalid aga tema teoseid uuesti trükkida ega välja anda. See tekitas poleemikat töökojas ning suhted töökaaslastega halvenesid. Raske periood tema elus ei lõppenud. Lisandusid ka eraelulised tagasilöögid. Kõigepealt surid järjest tema 2 last, seejärel abikaasa. Reusneri õnn oma edu üle sai otsa. Arvatavasti õhutasid need tagasilöögid tema elus kirjutama palvekirja Rootsi valitsejale, milles avaldas ta soovi kolida mõnda teise linna ja seejärel avada seal uus trükikoda. 1631. aastal avati Tallinnas gümnaasium ja selle juurde oli plaanis asutada ka trükikoda. On aasta 1633. 14. septembril sai Reusner kuningalt pakkumise, mis võimaldas tal luua trükikoja Tallinnas. Nii asus ta Tallinna poole teele, võttes kaasa oma hiilgavad teadmised, et luua siinsamas kõrgetasemeline trükikoda. Siia jõudes ootasid teda mitmed privileegid. Reusner vabastati maksudest ja erinevatest muudest linnarahva kohustustest. Ta alustas oma tööd koheselt ning juba 1634. aastal ilmusid esimesed trükised trükikojas. Esimeseks Tallinna trükiseks on peetud ladinakeelset gümnaasiumi professorite õnnitlustrükist. Trükis oli mõeldud Moskvast tagasi pöörduvale kubernerile ja sellega õnnestus Reusneril pikendada rahu venelastega. Reusneri trükitoodangu hulka kuulusid peamiselt personaalsed juhutrükised, pulma- ja leinatrükised, leinajutlused, õnnitlustrükised. Lisaks pani ta rõhku ka gümnaasiumitrükiste ning valitsuse, rüütelkonna ja raemääruste ja korralduste trükkimisele. Tema kaudu jõudsid Tallinnasse Saksa ja Rootsi trükikunsti traditsioonid. Reusner jõudis oma trükikojas töötada kõigest alla 3 aasta, kui tal ootamatult tervis halvenes. Ta suri 20. augustil 1637. aastal. Ta maeti Mihkli kloostri kiriku kalmistule.